Nii, sellised maastikuehituslikud tööd. Hangete see tööd on, püüan jääda siis maastikuehitusliku osa juurde. Et ei puuduta siin arboristikat ja muid teemasid. Aga võib-olla korraks siis sellise erasektori teemasse, et kui eramaja juures teha valmis haljastus, siis keskelt läbi, eks ju, see, mis me seal aias teeme, eks ju, selline enam-vähem rusikareegel kuskil 10% maja hinnast. Ja kui see on valmis, see on korralik ja asuda seda maja müüma, eks ju, siis selgub, et kinnisvara hind, eks ju, on tõusnud selle juures 20–30%. Et seal on kõik lihtne selge, eks ju, raha paneb paika, eks ju. Et see asi on hästi tehtud, see on ilus, eks ju, see sama rotsi hulk seal või raha hulk seal kilekotis, eks ju, või pangakaardil, eks ju, on selle töö, näitab selle töö hinna, eks ju, kõik ilusti ära. Kui me teeme siin nüüd avalikke alasid, siis seal, eks ju, seda müüa ei õnnestu, rahas seda hinnata, seda kvaliteeti ja võimatu. See oi kui ilus, kui tore, eks see võib-olla on parim. Ka kohalike elanike rahulelu. See on parim saavutus, mis me sealt saame. Nüüd, kui neid hankeid niimoodi järjest vaadata, eks ju, siis sellised ehituslikud hanked, eks ju, jagunevad enam-vähem kahte suurde osasse. On maastikuehituslikud hanked, eks ju, kus maastikuehituslik osa, eks ju, haljastuse osa, eks ju, on valdavuses. Pargid, puhkealad. Et seal on tegelikult elu lihtne, eks ju, ja olukord ka lihtne, eks ju. Seal teatakse, et vastava ala spetsialist peab seal olema ja valdavuses on nende asjadega peaaegu. Hullem teema on siis ehituslike hangetega, kus ehitatakse hooneid, rajatisi, teed, koolid, kõike muud sellist. Kõigi nende juures on ka maastikuehituslik osa. See on küll väike. Minu viimane objekt, kus allhanget sai tehtud, eks ju, hoone hind oli kuskil laias ostus üle 10 miljoni. Ja see, mis me sealt ümber haljastusse kulutasime, huvi tekkis juba, eks ju, vaadates seda kõike tegemist seal. Näppude peal arvutus näitas, et see jäi alla 100 000. Ehk siis alla 1% kogu selle objekti hinnast. Ja vot seal juhtub see, et seda ei jälgita, eks ju, ei ole see nii tähtis, eks ju, et selle välistööde jaoks, eks ju, peab olema oma ala spetsialist. Küll ehitaja sellega hakkama saab, see on 1% kuke peal. Tegelikult ei ole. Tegelikkuses on see, et te tulete selle hoone juurde, see on esimene asi, mis te seal näete. Sellest tekib esimene mulje, eks ju, kõik see hoone üle, ka meie enesetundes, kohalike elanike rahulolu, kõik muu tekib sellest esmamuljest. Selle objekti juures küsiti hinnapakkumist. 10 puud, 40 põõsast, istutused. Ei ühtegi viidet, eks ju, kui suur istik, mis kvaliteedis istik, mitte midagi. Lähtusin 939-st, tegime hinnapakkumise, hakkas ümin pihta, kallis, palju, äkki saab odavamaks, sai odavamaks, istik väiksemaks, ikka saab odavamaks. Teostasime, vaidlesime, kasu sellest ei ole, eks ju, ega klient, tellija on kuningas ja tema käes on rahakott. Teostasime selle istutuse ära, eks ju, kui asjad valmis olid, eks ju. Siis koos objektijuhi, tellija esindajaga seisame kõrval, vaatame seda pinki ja puud ja oli jah, niru see pilt. See puu oli väike. Ei saanud ütlemata jätta, et neid disaineri vinke kulub enne 3 tükki läbi, kui see puu sinna kõrvale varju hakkab anda. Ja tõepoolest, projektis ei olnud mitte sõna ka, eks ju, nende puude põõsaste kvaliteedi kohta. Tüki arve, eks.
Jälgiti ainult, et tüki arv klapiks. Nii. Et sellisel juhul jah, ikkagi ka ehituslikele hangetele palun paneme seal hanke korralduses juba sisse, et ka see väike, olgu ta või 1%, eks ju, selle kogu selle suure asja hinnast. Ka haljastuse maastikuehituslike tööde eest vastutab ikkagi maastikuehitusliku haridusega inimene, kes teab, mida teha. Ja selle saab panna hanke dokumentidesse sisse, kui te korraldate hanget. Seal ära märkida, et neid töid, nende eest vastutav on ikkagi vastava eriala inimene. Hanke dokumentidesse sisse kirjutamine on lihtne. Aga hiljem jälgida ja tagada, et see ka nii toimiks. See on juba tundub, et on tunduvalt keerulisem. Sest kui palju siin ehitajad küsivad, ole hea mees, tee rutuse allkiri ära ja me saame hankele ja kõik on korras, eks ju, ja kogu lugu, eks ju. Kes pärast ehitab, eks ju, ei ole tähtis. Eeldad, eks ju, et tellijal on huvi, tema peaks seda jälgima. Kahjuks ei. Valitakse odava variant. Kindlasti järelevalve teema. Et jah, kui ütleme ehituslikult, eks on meil siis olemas maastikuehitaja nii tase 4 kui tase 5, eks, kes saaksid selliste sõltuvalt objekti suurusest nende töödega hakkama, siis järelevalvel ikkagi tase 5. Ja kas siis tõepoolest, eks, kui on puhas maastikuehituslik objekt, eks, on võimalik, et ta tegeleb kogu selle objekti juhtimisega. Kui on suurem ehituslik või keerulisem erinevad, näiteks elektrid, kõikvõimalikud kommunikatsioonid, trassid, juba siis maastikuehitaja osana järelevalve meeskonna. Et ei töösta järelevalvet üks persoon ainult. Nii, ja hooldushangetel kindlasti siis vastavalt hankele, eks ju, kas siis on arboristi töö, eks ju, aednikutöö, maastikuehitaja töö. Et seal kaasata alati ikkagi selle eriala spetsialist. Tulemus on kindlasti parem. Et selle projekti hankesse kirjutamine, see on kiire, see on lihtne variant, seda me võime parandada, teha juba täna, homme. Et sellega on kerge ja lihtne, eks hakkama saada, jälgime ja see tulemus tuleb kähku. Hullem teema meil on siis nende samade projektidega, et kuidas seda projekti hinnata. Ei kasuta siin nimet, eks see sõna ekspertiis. Et pigem ikkagi see, kui see plaan on ees olemas, siis tegelikult oleks tellija poolt, eks ju, see koostada mingi töörühm, eks ju, ja enne hanke välja kuulutamist vaadata see plaan üle. Seal, elu näitab, neid näpukaid seal jagub. Väikseid vigu, suuri vigu. Enne hanke välja kuulutamist teha need asjad korda. Sest hiljem, kui juba on hanke välja kuulutatud, neid vaideid, neid vaidlusi või leping on juba sõlmitud ja siis tulevad välja, eks, siis tekib kohe küsimus, kes maksab, eks, selle asja kinni. See viib selle töö kallimaks, viib eelarvest välja. Et selle hindamise käigus leida ja parandada kõik siis need võimalikud apsakad, kus on seal ebakõlad sees, ei tea, kehtivatele standarditele võib-olla mitte vastavused. Ja teine on see, et alati, peaaegu alati, eks, on võimalus seda projekti paremaks teha. Ja enda kogemustest, eks ju, Võrus Korelioja järelevalvet tehes, eks ju, vaatasime juba, ka siis oli kahjuks juba objekt oli töös. Vaatasime üle, eks ju, on täiendavaid maaparandustöid vaja teha, täiendavad drenaažid sinna paigaldada. Tellija oli nõus, aga see oli lisaraha.
see tehti, eks, objekt sai kindlasti parem. Mänguväljak sai kuivem, eks, kus see vesi välja juhiti. Aga see oli täiendav töö, eks, täiendav raha. Et oleks võinud selle kohe alguses sinna sisse ära arvestada. Nii, siis selle projekti hindamise juures siis vastavus selle projekteerimise eesmärkidele. Noh, seda üleüldiselt ikkagi tehakse juba, eks, selliste. Aga noh, elu näitab meile siin ka nüüd järjest seda rohelisemat maailmavaadet, eks ju, et kus me peame vaatama juba neid jätkusuutlikkusele, sellele, et me võimalikult vähesed olemasolevat loodust kahjustaksime. Et kas kõikides projektides neid hinnatakse. Vastavusstandarditele kindlasti. Ja nüüd siis valusamad teemad, eks ju, võt selle sama lahenduse, mis sinna on siis valitud sellesse projekti. Et selle sama lahenduse põhjendatus, on see meil nüüd põhjendatud või ei ole? Nii et no, siin näitena, eks ju, see tugevdatud kasualus, mis meil on siin praegu risti igal pool, see on trendi teema, igale poole teda pakutakse. Ei ole poole hea. Ta kindlasti on parem kui mitte midagi, aga kas ta alati on põhjendatud? See on kallis, tegelikult väga kallis tegevus. Ja kas me peame seda tegema? Lihtsalt on praegu popp, eks ju, palun, et teeme. Kas peaks? Noh, teine moe teema, eks ju, siin võib näitena tuua lilleniidud igale poole. Kallis lõbu, illus lõbu, teeme aga ruttu. Kas me ikka saame aru, eks, kui kallis lõbu see on? Et see ei ole lihtsalt seeme laiali visata erinevas suuruses, erinevad liigid. See hooldus enne, eks, see umbrohutõrje seal. Et kõik need agressiivsed liigid enne välja saaksid need umbrohud. Et see lilleniit oleks lilleniit, eks ju, mitte takja või kassitapu istandus seal pärast. See, mis see pärast maksma hakkab, see hooldus. Et ka tellijale teine selgeks teha, eks ju, et mis juhtub, eks ju, aasta pärast, 2-5 pärast, eks ju, kui kalliks, eks ju, läheb selle haljastuse hooldus, eks ju, kas seda võimekust on, seda finantsilist, teeme ta valmis, aga, eks ju, see eeldab tohutut käsitööd. See on kallis lõbu. Sellised hindamised võiks läbi viia, eks ju, et seda ei saa jah ekspertiisiks nimetada, see võib-olla siin hakkab projekteerijaid ja kelle hinge peale, et sellist hindamist. Nii, ja noh, tegelikult see sama koostöö, eks, et see ma muidugi ei kujuta ette, kuidas seda läbi viia, eks ju, sest kõik käib hanke puhul nii ehitaja leidmine kui järelevalve leidmine. Et kõik on hankes, eks ju, et see meeskond kõik korralikult tööle saaks. Kui need inimesed kõik teevad oma tööd südamega, eks ju, siis tegelikult ei ole probleeme, need objektid tulevad ilusad välja. Aga see on tuleviku muusika. Kõik, tänan.